Tšau kõigile, tere! Mina jälle Poolamaal, ilus tore, ainuke asi külm on, jube tuuline ja vihmane, nii et suve siin just nagu polegi. Nii et aga okei, vahet ei ole. Sardiinia ralli läbi. Siis ma natuke oma emotsioonist räägin, aga meil on tähtsad muud asjad teha, meil on igast loosimist vaja teha ja värki, aga ma räägin esmalt oma muljetest. Niimoodi. Ralli oli minu arust ütlemata raju ja jumala vinge. Et 2 aastat tagasi, kui ma ise Sardiinias olin, siis olidki katsed nagu teised katsed, et minul tuli sealt ainuke asi, mis tuli tuttavan ette, oli see, mis oli praegu testikatse. Ja testikatse tookord oli nagu esimese katsena, too oli SS1. Aga ma arvan, et testikatsena oli see katse igal 10 juhul parem, mis on tavaliselt see testikatse on. Sest tookord me Kaidoga sõitsime selle testikatse läbi, mis vanasti oli, no seal oli, startisid asfaldi peal, siis oli kohe just nagu mingi betooni peal sõitsid on ju, ja siukest kruusavärki oli seal ainult korraks, muidu oligi siuke nagu betoon, asfalt ja siuke kinni taotud, no ei olnud mitte midagi siukest, et ütleme niimoodi, et see, mis nad seal linnas sõitsid praegu testikatse, okei, liivane, tolmune, et see oli igal 10 juhul rohkem sarnane kui esimesel päeval sõidetud katsed või ei, mitte esimesel päeval, aga mis näiteks pühapäeval sõidetud katse, kui see õudne liivane ja niimoodi oli. Ja testikatselt vaatasin kõike taha, et näed, Otil ei tulnud ja värka, minu arust Oti sõit tuli jumala hästi esimesel läbimisel, aga täpselt nii see tuul tõi, et nii kui see enda tolm peale tuli, siis oli näha, ta võttis jumalast nagu hoo maha. Et vaata, kes jagas ära, et kui palju võib sealt otseselt läbi panna, nagu selle udu tol tuli paremini, kes võttis maha, selle tuli kehvemini. Tookord, kui me Kaidoga käisime see õhtul esimest katset seal vaatama, siis oli sama teema. Et siis oli tuul kuidagi niimoodi igatahes, et kui nad tulid, kes sõitis kiiresti, see jõudis nagu oma tolmu eest läbi, kes tuli nõksu aeglasemalt, see jäi täpselt oma tolmu sisse. Et tookord just vaatasime, ise mõtlesime, et kui tolmuga kedagi süüdist ise ennast, et tuleb kiiremini lihtsalt sõita. Aga ütleme, muidu oli tegelikult jumala raju. Aga vaat nagu see reedene päev, esimene päev kohe oli, eks ju, kui 3 Fordi, kõik kohe said teisel katsel otsa on ju, siis muidugi no Seski see väljasõit ka just nagu süütult, aga ikka jumala raju ja ütleme, see auto oli ikka päris katki, ma siin panin video ka, mis seal on seespoolt, see kaamera, pardakaamera näitas ikka päris kole oli see värk. Aga mis ma ütlen, Sesk on siuke optimistlik vend ja puha ja värk ja mulle ta vingelt meeldib. Aga mis on nüüd natukene tema puhul kehva teema on see, kas ta tahab ennast nii väga tõestada või mida. Mina arvan, et ta oleks pidanud sellel rallil alustama, ütleme vähemalt hommikupooliku. Selles mõttes rahulikumalt, et sõitma kindla peale sõitma. Et sellist võimalustki ei oleks, et sa kuskil eksid, et no nii kindla peale. Teise läbimise ajal, siis võib-olla, et okei, sõidad vähekene kiiremini ja püüad ja juba hakkad sättima ennast. Sest sa ju tiitli peale niikuinii ei sõidab. Terve pikk ralli on ees, küll sa jõuad ennast seal näidata. Ei ole vaja hakata kohe esimesest või teisest kiiruskatsest peale ennast näitama. Et see on raju. Ma mõtlen, see sama katse, mis see oli, see teine katse oli. Kurat, kui telekast vaatasid, siis näitas see, kui Ott, kuidas sõitis seal pekki, mul pidi süda pahaks minema. Ütleme selle sama koha peal, kui nüüd seal pikas selles tunnelis nagu tulevad, panevad no, puudesse tunnel ja värke ja siukese raju hooga panid, no nagu siis, kui no vilgi pani. Ta pani muidugi õhtupoolikule, aga vaata, kui vähe selleks vaja oli. Lihtsalt nukast üles ja kukkus vähekene kõrvale ja oligi kohe klõks. Ja nii halvasti kukkus, et kohe plõks ratas alt ära ja pekkis, tal vedas niigi, et sai otse edasi lasta. Mõtle, kui oleks niimoodi vähekene rajumalt viskanud plõksti on ju. Siis oleks sinna vahelt, kui pann nagu propeller, seal ei oleks autost mitte midagi järgi jäänud. Aga noh, läks nagu läks, eks ju, öeldakse niimoodi. Aga jah, Fordidel selles mõttes oli ikka päris masendav päev, aga enne kui ralli veel pole lõppenud, aga ma ütlen, aga vähemalt ralli lõppes sellega, et parim Ford oli
Roomet Jürgenson, nii et ma arvan, et ta sai endale väga tugevad plussid M-spordi poolt endale sinna kuskile tähtsasse kalendrisse, et ju talle see silm pannakse peale ja äkki seda kõike on vaja järgmiseks aastaks. Eks saame näha, kuidas tal siin see Rally Estonia välja tuleb ja Soome, aga ühesõnaga Roomet on tubli, nii et Roometist me rohkem ei räägigi praegu. Aga Virtsudest, mis ma ütlen? See Hyundai lõvikonservi mees. Jällegi sama, ma minu arust siin, kui ralli hakkas, ralli algus ajal, enne ma ütlesin ka, et võtta lõvikonservi söönd ja värki, et tema ülesanne on ära teha sordo töö. Ta peab sõitma niimoodi, nii kiiresti kui võimalik, aga nii kindla peale, et sõidab kindla peale, et ei ole mitte mingit apsu. Aga vaata, kui see lõvikonservi tarbid, siis lähevad silmad ikka ruutu. Ja ongi pekkis, seda enam, et oli vahepeal just nagu liidel ja puha ja eks see andis omakorda tõuke, et silmad ruutus peas, nüüd läheb tooma ja värki ja vabandus võib olla, et ta mõtles tiimi peale, et ta on esimene, toob esimeseks ja noh, olgem ausad, sa võid kiire olla, aga sul ei ole nii palju kogemust, kui on Otil ja Teril. Selles mõttes oleks pidanud võtma kindla peale, sa oled see auto, mis peab tagama, et 2 autot tulevad õieti finišisse. Et niimoodi ei saa. Ja noh, nüüd sai valusad vitsad kätte, sest ma ütlen, no Vill arusaadav, see oli nii väike aps, aga okei, ikka juhtub, aga see, mis on lõvikonservi mehel, formool, võt seda enam andestada ei saa. Et eksid sa kokku 3 korda ja noh, see 3. kord, kui eksid, siis sa paned veel auto katuse peale ka. No ja olgem ausad, see on liig, mis liig. Nii et loodetavasti Formo, nüüd sa jätad selle lõvikonservi söömise ära ja Kreekas lähedki sõitma kindla peale. Et viimasel päeval, kui kõik 3 tükki te olete tulnud lõpuni, et siis okei, viimasel päeval, et enam-vähem kindel, et kõik autod jõuavadki lõpuni, siis sulle antakse vabad käed, et pane seal power stage'il ja näita, et oled kunn. Aga niimoodi ei saa. Aga no Ogier ka tuli, vana kõva, kaval rebane, tuli ja tegi ja näitab. Ja võt see mees oskab sõita, oskab valida, kuna vajutada, kuna mitte vajutada, aga asja kärn oli siiski see power stage. Ma ütlen teile ausalt, ma ei ole paha soovija, aga ma lootsin, et tal läheb rehv katki, et ta kingib järjekordselt Otile võidu ära, aga no ta eksis, puu päästis ta. Ja see, et see Toyota nii kõva on, et seal midagi katki on, sest tegelikult paukes päris kõva on ju. Aga kuri vaim, ta ikka venitas ennast niimoodi välja, et ta tuli ja ta sai esimeseks. Aga siin on nüüd see teema, ta on ju nüüd Kreekas stardib teisena. Tema jaoks ees sõita teed puhastada pole just väga keeruline, tal on see väga tuttav teema. Evans seal Eesti tõenäoliselt sulab ära, nii et ta ei julge sõita, nii et Evansil ei tule sealt midagi ja eks Ogi hakkab sealt teise koha peal startides vajutama nii kõvasti kui saab Kallele pääs, nii et Otile on meil jumalast okei teema, aga mis ma tahan öelda on see, et kuri vaim küll. Kui ütleme, nüüd läheb niimoodi, et Ogi väntsutab ja ma tahaks loota, et ta seal esimeseks ei tule, et seal ikkagi Ott saab selle esikoha ära ammustada. Kuigi jah, stardipositsioonilt on Naivillil veel parem võimalus, aga ma siiski loodan, et Ott ammustab ära. Aga kui Ogi jääb isegi teiseks, kuri vaim küll, siis on ju niimoodi, et ja Ivans jääb, ütleme üldse, võib-olla katkestab või midagi. Siis on Ogi, on ju liider, jomma joo. Kujutage ette või? Ja siis tuleb Eesti-Soome, tal kiired olid just nagu väidetavalt ja meeldi, et kas et siis jätab need sõitmata, et võtab nullid või? Liidri positsioonid punktide suhtes. Arvate nii või? Kurat, ma ei mäleta neid punkte, ma pean siit kohe praegu vaatama. Ma ju panin seal kuskile selle pildi. Et palju see punkti seis oli? Oota, ma kohe kahen.
ma siia kuskile pissin ju ka siia üles teile kõigile niiviisi. 133 on Evansil ja Ogieril 114. Oletame, et ta võtab järgmine kord, oletame, et niimoodi, et ta võidab. Näiteks, võtabki maksimumi, võtab 30. No igal 10 juhul ta on liider, ta ei pea 30 võtma. Kui Evans ei võta põhimõtteliselt äkki mitte midagi, võtab ainult pühapäevapunktid näiteks. Ja seal on reaalne selles mõttes oht olemas, et kui ta on nagu maailmameistrivõistluste liider punktide mõttes, kas ta tõesti jätab siis Rally Estonia ja Soome ralli jätab õhku või? Ütleb, ei, ma ei lähe, ma ütlesin, mul on plaan siuke värki. Siis kui on põhimõtteliselt on sul käega katsutav. Sest kui ta need 2 rallit vahele jätab, siis on rong läinud. Siis ei ole võimalik. Aga kui ta võtab, siis ei ole, siis võib veel kõike juhtuda. Nii et siin keegi kirjutas ka, et võt peaks ikka nii olema, et kui ütleb, et sõidab nii palju, et siis nii palju sõidabki, et rohkem ei saa. Jah, ma olen nõus, aga paraku reeglid lubavad niimoodi, ta saab sedasi pingpongi mängida. Talle seda võimaldaks ja reeglides kuskil kirjas ei ole, et ei tohi. Nii et mitte midagi ei saa ette heita. Ma ise loodan muidugi, et Ott võidab, et Otil oleks seda vingelt vaja. Et 108 võtaks järgmine kord 30 punkti, oleks 138. Ja siis tuleb Eesti ja Soome. Siis on ainuke küsimus see, et ei tohi Rovanperä lasta Rally Estoniat jälle võita. See teema on siis. Aga teistpidi on jällegi see asi, et Rovanperä pole Soomes ka võitnud. Nii et igatepidi see on asi niimoodi nagu ta on ja muidugi Fordi sõitsid okei. Ma enne juba rääkisin, aga vaat see Joshua on ikka tegelikult kõva mees. Ma mäletan, kui ta esimest rallit Montet sõits, ma vaatasin, mine pekki küll, et see on nagu umbes nagu mina läheks rooli sinna, et ei oskaks ega midagi, aga kurat, ta on hea õppija ikka. Tal tuleb hästi välja niimoodi, et ma usun, et kui ta saaks järgmise hooaja ka sõita täis hooaja, et siis oleks juba päris äge ja ütleme selles mõttes Munster on seal kõrval ikka, ütleme Munster on ju nüüd sõitnud juba põhimõtteliselt 1,5 hooaega, 1,5 hooaega, see aasta läheb juba, 2,5 on juba sõitnud minu arust. Sest algul sõitis nagu pool, siis sõitis eelmine aasta, sõitis terve aasta, ta on sinna õppinud ja nüüd läheb juba teine aasta niimoodi täis hooaega. Et tal peaks seda kiirust ja stabiilsust juba ikka kõvasti rohkem olema. Ma mõtlen võrdluses Joshuaga just, eks ju. Et see on ikka, ütleme, väga paha niimoodi, et siin kui härra Sederidis, ma saan aru, Ibersi ralli vist teebki välja, meie Jürgensonile välja niimoodi, et sealt tuleb nüüd sedasi, et Munster. Äkki ühel momendil ütleb härra Sederidis, sorry poja, mis poja, aga poisius. Andsin sulle võimaluse, sa ei osanud seda ära realiseerida, ma vaatan, siin tuleb üks väga andekas, tore Eesti poiss, et ma proovin teda parem pushida järgmisel aastal. Vot niimoodi võiks olla, on ju? Vot see oleks äge. Aga niimoodi. Aga teised ma ei tea, Takamuta iseenesest tegi ka head sõitu, päris ägedalt pani. Rovanperä muidugi jälle mees metsast. Enne rallit jutt ei sobi, ei saa, läheb, sõidab, aga ma ei saa aru, kas ta tunneb seda tehnikat nii hästi või mis, aga ikkagi ta oskab selle auto niimoodi ära keerata, et näed, pani niimoodi, et issanda püss. Ja ütleme, selles mõttes see on paha märk. Ütleme, selles seisukohast, kui me mõtleme, et Ott tahaks ka tiitlile sõita, siis on see paha märk. Sest Toyota on iseenesest jumalast hea auto ja kui see Rovanperä saab selles niimoodi üles jälle, et ennast kogu aeg mugavalt tõmbab, sest meil Otil puudub see värk, see mugavus. Ott kuskil intervjuus ütles ka, et see pakett Toyota ja Ogier kokku, et see on jumala hea, aga see kehtib ka sama Rovanperä kohta. Ja kui ta saab selle endal tunde kätte seal, ei kurja,
siis läheb raskeks. Ma ütlen, ma olen ikkagi optimist veel, ma olen optimist. Et ma loodan, et see asi läheb siis ikkagi niimoodi, et Ott oma kogemustega ja oma selle lisahingega, et ta seda jonni ei jäta ja et vähemalt ta Kreekas võtab selle võidu ära ja ma arvan, et siis juba vast läheb ludinamalt. Siis läheb ludinamalt, nii et no, ma ei tea, ei taha spekuleerida. Aga jah, ja kes meil seal veel oli siis siuksed sõidumehed? Pajari. Ütleme niimoodi, et Pajari just nagu sõitis, ütleme, esimesed 2 päeva just nagu okei sõitis. Aga kui ma tõsiselt ütlen, siis mul on nagu siukest erilist muljet jätnud niimoodi, et mul mingi hullu elamus oleks andnud. Ma ei tea, miks, aga ma ei tea, kuidagi ei midagi erilist. Elfin selles mõttes mulle kogu aeg tundus, et ta nagu vingelt üritab, aga vaata praegu oli see koht, et okei, Portugalis oli, kuidas oli, aga praegu ütleme päris sedasi loorberite peale istuma jääda, et selle peal, mis tal see punkti edu on, see on ikka praegu ikka vingelt ära sulanud. Et ikka päris niimoodi ei saa, igal kord oleks pidanud katsetama näiteks ka juba Portugalis, oleks pidanud panema niimoodi hambad ristis, et vähe ei ole, et kui tuleb, siis on ülihea ja kui ei tule, panedki näiteks kooki. Saad 0 ringi, vahet ei ole, said 0, edu on, aga vähemalt tead, üritasid. Aga varsti on see punkti seis, ta vist juba praegu niimoodi, 30, jah. Ega see punkti seis on praegu juba niimoodi, et nüüd ei saa enam niimoodi panema hakata hambad ristis, et saad 0 näiteks. Et nüüd enam ei kannata. See ralli veel oleks kannatanud, okei, et said 0, et okei, aga edasi enam ei kannata. Nüüd enam 0 ei kannata, nii kui 0 saad, on kõik sust möödas kohe. Et selles mõttes ei oskanud oma edu ära realiseerida, ütleme niimoodi, ütleme nii. Ja, no, enne kui ma loosima hakkan, siis Robert virves ka, et tal pandi seal just nagu piduri või see gaasipedaali alla pandi telliskivi või midagi pandi, et ta ei saaks nii palju vajutada. Ta ise väga häppi nagu ei olnud, aga mina võtaksin asja positiivselt. Et pigem varblane, kuidas ütlesin, varblane piusk kui tuvi katusel või värk, aga et okei, võetigi, öeldi sulle, et ära rapsi, ära kihuta kinda peale lõpuni ja see võib-olla oligi hea, sellepärast, et muidu sa äkki niimoodi, et see tahtmist on nii palju, et nagu punkte sul ei ole ja tahad saada ja siis sa paratamatult pingutad üle. Et selline psühholoogiline moment ongi, et tuled lõpuni, saad mingid punktid, midagi kirja on ju ja siis järgmine ralli, siis juba lähed niimoodi, et paremini, et said selle tunde kätte, et peale sükest räiget litakat, et oleks nagu selles mõttes okei, niimoodi, et Robi, ma arvan, et ära selle pärast lonti ennast lase, ei ole häda midagi, kõik on jumala hästi, paned, et võib-olla terves aasta lõikes võib-olla ei ole nii hea, et päris tiitli peale enam ei kannata sõita, aga ütleme, ralli on siuke asi, kõike võib juhtuda. Nii et vahet ei ole, pigem kindla peale. Ja praegu ma arvan, et see stardipauk selleks on antud. Ja nüüd me kohe hakkame loosiratast ka keerutama. Et enne ma ütlen, et kuidas siin oli Askomeri ehituseks ju tema lubas, et tuleb Kreeka ralli jaoks tulevad seal Rally Estonia pass vist ja midagi vist tuli veel auhinnaks, et siis saab nagu Rally Estoniaks saab kätte. Et eks ma küsin üle, aga no niimoodi meil jutt on olnud. Me oleme temaga suhelnud ja ma arvan, et see on kõik ilus tore, et niimoodi jätkub. Aga praegu mul ei olegi muud anda, et mul on ikka see, mis on Baltolli värgid, on selle ralli ajal ja sellega reeglid on nii nagu on, tead ise, et see, mis on see X1L, see on kulumisvastane vahend mootorisse või ütleme kõigile asjal, mis liiguvad.
et seal on siis sedasi, et 10 liitrit suvist klaasipesu vedelikku Baltolli poolt, siis kas selline nokamüts või see karbi sees 250 grammine, mis saab panna mootori või käigukasti õli sisse, et mootor paremini töötaks ja ei kuluks ja värki. Et see tuleb siis kokku leppida, kes mida tahab, kumba tahab. Varsti mul need auhinnad otsas, et siis on jama, on ju. Et mul on üks see X1R logoga musta värvi särk ka, aga see on minu mõõtu. See on vist XL peaks olema äkki ja ma võin kodus üle vaadata, et see, kui sobib, ma võin selle ühe ka välja loosma. Mul see paraku niikuinii loosmisse panda, aga okei, see ongi võimalik valida niimoodi. Aga seekord hästi paljud panid muidugi ikkagi Ott, mina kaasa arvatud. Ja ei eksinud need, kes panustasid Ott ja Ogieri peale, kes läksid kindla panuse peale ja panid Ogieri ja Ogierile andis hääle 8% hääletajast ehk 19 häält. Nüüd ma võtan oma tähtsa Rondomi värsa välja. Niiviisi moodi ja niimoodi, kus mul random on mul siin. Niiviisi ja meil on 19 häält ja mul see reegel on sedasi, et ma hakkan ülevalt allapoole lugema. Ülevalt hakkan alla lugema. Näed, eelmisest korrast on meil maks number 41. Seekord peame ära vahetama, peame sinna panema 19. Niiviisi. Siia paneme 19. Oi, katsun nüüd hästi lähedalt näidata. Vaadake. Ei peale, jah, 19. Ja nüüd paneme siia selle get random ja siis ta viskab mingi vale asja ette, aga vahet pole. Ahah. Panigi mingi jopaka värgi ette, aga selle me saame siit nurgast paneme kinni, eest ära. 18, mine pekki, see on keegi, kes on eelviimane. No loosida mul lahe, ülevalt alla luged. 19 häält, ülevalt alla. Oi, aitäh, see random, et ma ei pea vingelt lugema. Nüüd jääb ainult üle vaadata, kes see on. Kes see on. Et näe, niiviisi, tõmbame alla 18. See tähendab seda, et eelviimane on Cardo Showgand. Ma teen sellest kuvatõmmise ka. Ma teen kuvatõmmise ka, kuidas seda tehti. See tehti niimoodi, et vajutatakse see ja see. Nii. Kandilise selle teeme. Tõmbame siit kandiliselt selle kõik peale. Okei. Niiviisi. Nüüd me peame selle salvestama. Kus me selle salvestame? Amatöör arvab sardiini ja siia salvestamegi. Salvesta. Niiviisi. Et läks hästi. Cardo Showgand. Ma ei mäleta, kas Cardo on midagi võitnud ka. Nimi on küll väga tuttav, äkki et on võitnud. Ma tean seda, et Janek Sirn vist on midagi võitnud, on siin kirjas meil. Harri Aus võitis vist eelmine kord. Näed, aga need ennustajad, kes siin auhindasi saavad, nemad on võitnud. Nemad on võitnud ka. Vai. Ja ma vaatan, kes siin veel on. Koit Kaul, Andrus Tõnne, Mauri Väli, Urmas Mägi on minu arust võitnud midagi. Ruve Minka on võitnud. Nii et jah, näete, siin mõned on ikka võitnud, tead. Niimoodi, et ei ole siin midagi. Et tasub alati ikkagi panustada kuidagi moodi. Aga ma vaatan nalja pärast ka, et kes meil selles, kuidas see asi ongi. Kuidas ma nüüd seda saan siit edasi kirjida? Oi. Kuidas ma siit edasi saan? Ma tean. Küsitlus, meedium. Kurat, ma arvutist käin nii harva, ma ei oska arvutist vaadata. Oota. Kes meil võitis? Okei, ma pean üles kirjutama. Ma tegin sellest ju selle. Ma vaatan uuesti. Ma kirjutan kohe üles, muidu mul läheb
meelest ära, muidu on jama. Muidu läheb mul meelest ära. Kardo Sõugänd, ma kirjutan kohe üles nendele, muidu on jama. Niiviisi, Kardo Sõugand. Vot niimoodi, see on ringiga ümber, see on. Nüüd ma peaks vaatama, et kuidas meil see see Fantasy seal amatööriliigas, seal on jama, ma nagu algul vingelt tõusin ja siis läks see seis selliseks, et kõik läks pekki. Ja ma ei tea, ma olin nii pettunud järjekordselt, et rohkem pettunud olla ei saa, aga noh, vahet ei ole, vaatame siit praegu, mis seis siin on. Kes meil seal liideri positsioonil on? Niiviisi, ma teen liidri positsioonist, teen ka pildi, siis panen ülesse, siis on kõigil põnev vaadata. Niiviisi, kes on amatööritabel, ma siit rohkem neid lahti võtma. Mina olen, ma ütlen ära teile, millisel auväärsel kohal mina olen. Mina olen kohal number 152, seekord tõusin ainult 2 kohta. Kurat, aga mul jumalast vägev värk on ja. Aga okei, vaatame. Kes meil esimene on? Nii. Ja esimene meil on Taavi Eier. Taavi Eier on see, kes minu arust see TV6 omas rallistuudio minu arust tema sai seal öeldi ära, et sai äkki, et Rally Estonia rallipassi. Aga millise rallipassi ta sai, seda ma ei tea. Kas ta sai selle Oti vänni oma või tavalise, seda ma ei tea. Aga meil on tema liidri kohal, nad muidu Rasmusega, meil Ralekõrs, vahepeal oli meil Rasmus ees, praegu on Taavi ees, nii et nad jagasid nagu. Nii et igal 10 juhul praegu nendel on vahe ainult 3 punkti. Nii et ma teen siis punkti tabelist praegu, teen kuvatõmmise, palju meil siit jääb, niimoodi, meil ongi täpselt 10 tükki. Ja ma teen esimese 10 tabeli, panen ka ülesse, siis saate te kõik ise näha, kui vahvad olete. Niiviisi. Siit maalt tõmbame siit niimoodi, kõmp, nii, hopp. Need on veel tulevased rallid ka, need on 0, teen suuremad, siis jääb pärast seal suuremana. Siis on toredam näha, hopp. Nii, lõike laual on korras, salvesta. Yes, massa. Salvestan ka seesama kõrvale. Ma panen siia videosse ka üles, siis teil on toredam, on ju. Saate ikka näha. Aga jah, niimoodi, et ma ei tea, minul ikka annab rabele, et ma sinna nii üles saan, aga ütleme seal esimesed 3, nemad on ikka, ütleks, kõvad tegijad on, ei ole siin mitte midagi öelda. Aga noh, vahet ei ole, nagu öeldakse. Sellepärast, et tugevad alla ei anna, mina ka ei anna, veel on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 rallit veel minna, kõik võib juhtuda. Ega ma võin hakata ka alt tõusma nagu fööniks tuhast ja on jumalast äge. Nii et nüüd ei ole midagi, nüüd jääb loota ainult, et mina saan oma saate ülesse, siis äkki siis juhtub, ma vaatan igaks joks üle, ma ei jõua ära oodata, et kuna härrased Power Stage'i poisid võtavad jalad kõhu alt välja ja teevad juba ruttu oma kokkuvõtte, ma tahaks kuulata, aga äkki ma jõuan siis enne, on ju. Sest minul saab nüüd video tehtud olema, mina panen video ülesse. Vaat näeb, praegu täna on esmaspäeva õhtu, täna neil veel ei ole. Et äkki ma jõuan esimesena, panen ülesse,
siis on esimesena, aga nemad on tublid ja nende ülevaadet tasub teil kindlasti kõigil kuulata ja teine asi on Parc Fermé. Aga noh, Parc Fermé on ka sedasi, et seal Kauri teeb muidu oma igapäevast tööd, et eks neil on seal see keerulise ajastamine. Ma olen tähele pannud, et nad on heal juhul on nad teisipäeva õhtul teinud oma lindistuse. Aga siuke standardne on neil niimoodi, et nad kolmapäeval lindistavad. Aga jääme lootma, et mine tea, äkki juba täna õhtul teevad, homme on äkki juba üleval ja kui homme ei ole, siis äkki homme õhtul juba on või vahet ei ole. See on alati siuke teema, et ma kratsin oma kuradi telefoni, tead, peaaegu pealt varsti ma pean ekraani vahetama hakkama, ma ei tea, kellele ma arve saadan, kas Power Stage'i poistele või Parc Fermé poistele, aga ma ei jõua ära oodata. Ärge nii tõsiselt ka võtke, et eks mul tuleb oodata. Ma saan ju aru, te teete kõik oma igapäevast muud tööd ka, ega see võtab tohutu aja ja see stuudiosse minna, rääkida, siis te võib-olla ka midagi kohandate ja te ju valmistate veel ette ka, mitte päris niimoodi nagu lambist emotsiooni pealt nagu mina. Teil on iga kord nii põhjalikult ja nii tore on kuulata niimoodi, et ma ei ütle midagi ja muidugi see Peep Pahv, mis teeb nüüd, et kuidas see oli siis nüüd, mis mees ma olen, mul jookseb kinni, ma hakkab vanaks jääma, kurat võtaks täismänge, õige jah, et te hoidke YouTube kanalil täismäng ka peale, nimelt ma ütlen, paistab nüüd, et Peep hakkab käima kõikidel rallidel, ilmselt Jaapanisse neist vast ei saadeta, aga muidu paistab, et mis siin Euroopa mandri peal on, et seal nad käivad igal pool. Et see on ütlemata tore ja Peepul on uus hingamine. Tuleb kuidagi teisiti hoopis niimoodi, et Peep, väga tubli, kui sa amatööri saadet vaatad niimoodi, et jätka samas vaimus ja piip ja prillid ja julgelt peale, ikka julgelt peale, see on kõige tähtsam. Aga nüüd ma loodan, et see saade väga pikk ei oleks, sellepärast, et mul seda üleslaadi siit välismaalt ei ole ka, teab, mis tore. Aga ja ma pean need kuvatõmmisid ka veel juurde panema niimoodi, et vaatame. Võib-olla ma panen ühe auhinna ise lisaks praegu veel või ma ei tea, mul oli plaanis, ma lähen Tallinnasse ja siis ma lähen äkki ka seda, ma panen siia logo ka, jah, R33 stuudiosse, lähen seal neljapäeval äkki või reedel, äkki ma ei tea, kui ta saade teeb ja äkki lähen, siis saate mind ka vaadata seal, ma lähen ka oma tähtsat mõtlemist rääkima, mis mina asjadest mõtlen. Seal ei ole mingit siukest asja, et sa pead sellest rääkima, aga seal saab alati rääkida seda, mis sa ise mõtled, mis sa arvad. Peale selle, mis on rallivärk. Aga noh, vaatame, mis saab ja kuidas saab. Igal 10 juhul piip ja prillid ja ma ütlen, et ma loodan, et see järgmise ralli, siis tuleb auhinda juurde ja see auhind, mis juurde tuleb, see on Askomäele ehituse poolt. Niimoodi, et piip ja prillid ütlen juba täna 3. korda, aga aeg on lõpetada. Tšau, vaatame amatööri ja ruulime täiega.